Täna viimast õhtut Türi gümnaasiumi vanas heas õppehoones paneme pidu ja teeme ka televisiooni. Mul on siin väga huvitavad külalised Triin Toome-Hosman, Sirli Kriisa ja Tiiu Schütz. Tiiu on meil see karakter, kelle ametinimetus on pehmelt öeldes dinosaurus. Ta on peaaegu sama kaua siin majas töötanud, kui see maja siin aadressil on asunud. Maja on 50 aastat siin olnud ja Tiiu on siin töötanud 47 aastat. Kõigi nende aastate jooksul ei ole ju ühtegi praguseina tulnud, eks ole, maja on täpselt sama uus nagu siis. No kus sa sellega? Ikka pragusid on küll ja küll, üks sein on lausa tõmbitsatega kinni. Seal on selle seina taga on trummi harjutamise klass, eks ole, taod nii kõvasti. Ja, no nii matemaatikat kui trummi. Ega matemaatika paneb ka pea lõhkuma nagu trummimäng, selles mõttes ei ole see lihtne, aga 47 aastat ühes kohas töötada, kõik Tallinna inimesed küsiks, et mis teil hakkas, et te nagu kuidagi kohe üldse ei ole tahtnud siit kuhugi mujale minna? Ei ole jah tahtnud. On muidugi neid hetki, kus ma oma õpetaja märkmikust vaatan, miks ma siin veel olen. Aga miks te siin veel olete? No lihtsalt meeldib ja meeldib nende pärast, kes siin õpilased on. Ja meeldib oma töö ja muusika. Ja, kellele ei meeldiks oma töö ja muusika. No, 47 aastat tagasi teised ei kujuta ettegi, mis asjad siin siis ümber olid. Rohi oli palju rohelisem, puud olid palju väiksemad, maaja oli palju heledam, eks ole. Aga kas lapsed olid paremad? Lapsed on kogu aeg ühtviisi head, aga võt laulud olid küll erinevad. Et siis õppisin laulupeole ära vene keeles küll Lenini ülistamislaulud, küll Stalini laulud ja üks on jäänud samaks, mu isamaa on minu arm. Need teised on meelest ära ka läinud või ei ole? Ikka lähevad, no kus lihtsalt ei mahu nii palju pähe. Ma mäletan küll ühte laulu sellest ajast, võib-olla sellest ajast see, kuidas rong sõitis Türile külla Jürile. Nüüd ma olen ise siin Türil külas, aga väga tore on tegelikult teie seltskonnas. Ma nüüd hakkan teisi ka natuke üle kuulama, muidu Tiiu räägib kõik juttu ära. Sirli, õpinõustaja, no mis nõu on võimalik inimestele anda, kes ei taha õppida? Kui leiaks selle motivatsiooni, mille nimel, siis tegelikult tahab igaüks sellepärast, et mingi eesmärk tal ju on, et miks ta koolis käib, mingi suur pilt ees ja selle nimel tuleb õppida. Mul on küll tulnud üks õpilane kunagi ammu, kes ütles, et mul on mott kadunud ja siis ma mõtlesin, miks ta oma mootorratta murega minu juurde tuleb. Aga see nali naljaks, erinevaid viise on. Leiad aga tee inimese hinge ja sealt ta helisema hakkab? Ma tahaks küll leida. Täna siin pidu, kuidas tundub? See nüüd natuke erineb sellest aktusest, mille te korraldasite mõned tunnid tagasi. See on mul tegelikult vilistlas kokkutulekutest 3., mida ma olen niimoodi natukene tagant aidanud sorkida ja tänane on eriline sellepärast, et nüüd on hakkajad ja noored tegijad. Ja sellepärast on see kvaliteet ja tehnoloogia ikkagi hoopis teine, mis siin mõned aastad tagasi on olnud. Ja kõik neon välgub ja Sven on isegi baari tööle pannud, uskumatu. Ja, see on täitsa uskumatu ja sööklas on lounge ja niisugused asjad. Võimlas on väga suur lounge. Tiiu, sind ma nägin täna laulmas, mitte Tiiu, vaid Triin, eks ole. Triin, sina laulsid täna nii kõrgelt, ma mõtlesin, issand, kuidas saab nii kõrgelt hääli kooldaval tulla. Proovi seda uuesti, seda kõige ülemist nooti. Ei võta uuesti seda ülemist nooti. Ma arvasin, et sellest laulust ei tule juttu, aga ikka tuleb. See oli nii ilus, see oli nii isamaaline, see oli nii sügava sõnumiga, mis siis, et see helises hästi palju sealt ülemistest registritest, kust oli tükk tegemist, et kuulda, mis sõnad need on, aga isamaa tunneb igas helistikus ära. Muidugi, see oli Liisi Koiksoni väga kaunis laul. Sind vaid kiidan. Siin me nüüd räägime ja koridorist kajab vastu, ärge nüüd selle kaja peale ära ehmatage, see on täiesti tavaline asi otse-eetris, aga tänast seda aktust vaadates. Minul läks ka süda soojaks. Ma peaaegu tundsin ennast Türi gümnaasiumi vilistlasena, kuigi ma ei ole selles koolis käinud. No, kust see mõte tuli, et kool on ise see, kes meie kõigiga räägib, see kogu see diktori tekst, mis seal oli? Võib-olla kõigepealt meil vist käis mingisugusest mõttevahetusest läbi, et see võiks kuidagi kevadega, mitte et Lutsu kevadega, vaid üleüldiselt, et kevad. Ja siis läksid küll mõtted üsna kiiresti Lutsu kevade juurde ja siis võtsin selle ja sirvisin seda hoolsalt ja hoolikalt ja nüüd oli seal läbisegi Lutsu ja natuke minu kirjutatud ridu, aga see mõte, et ma arvan, et kõige olulisem oli see, et see oli üleni eestikeelne kontsert. Mis üks variant oleks, et võttu Stalini laulu mõne või? Lihtsalt kõik Eesti autorid olid ja need olid Eesti autorite paremik. Need olid nii armsad ja nendes kõikides lauludes oli sõnum.
Minu arust ka. Mul endal oli seal saalis kõige rohkem see tunne, et ma tõesti kahju, et ma nüüd seal Rakveres õppisin, oleks ka tahtnud siin Türil õppida hoopiski, aga sellises meeleolus aktused, ega neid tänapäeval harva näeb, need ei kuulu enam meie sellisesse igapäevasesse meelelahutusse ja tõesti, sul on õigusega väga raske panna kava nii kokku, et ainult eestikeelset laulu teavad ikka mõni Beatlesite Yesterday kipub sinna vahele 100 aastat hiljem. Tiiu? Ja mina vaidleks kohe vastu, et tegelikult on see kool olnud suurte traditsioonidega ja nüüd võib arvata, kui õpetajad on siin kas 30. või 40. Meie lapsed ongi harjunud, et on tõsised teemad. Meie lapsed laulavadki hümni peast, mitte plaadiga, vaid koos klaveriga. Need traditsioonid ei ole veel ära kustunud, mis sest, et gümnaasium on läinud. Ja see just nende inimeste najal püsib. Ja ma nüüd teengi tähtsa avalduse, need 3 prouad, kes siin minu seltskonnas praegu kaamera ees on, ega nad ei ole siin niisama ja nad ei räägi aktusest sellepärast nii hästi peast ja nii sütitavalt, sest nemad selle korraldasid. Mulle see aktus väga meeldis, ma just mõtlen, et kui mulle sealt kõigest, kui ma nüüd järgi mõtleks, et huvitav, kevade tõesti oli, selles mõttes kevade oli lutsukevadet, oli sellist koolis käimise tunnet, aga ma olen alati mõelnud, et õpetajate jaoks on kevad siuke kurb aeg. Et kõik need lapsed, ma olen koolilaps olnud, mul oli kevad alati hea meel, et varsti saab see õudus jälle läbi, saab suveks maale, aga õpetajate jaoks see kevad oli siuke kurvem osa, eks ole, tulevad, hakkad linnud laulma, sa tead, nüüd need masuurikad jälle kaovad ja ei pruugi nüüd järgmine aasta nähagi, eriti neid 12. klassi omi. Ei ole midagi nii hullu, sinna satuvad muidugi pigem on seda tööd rohkem, et ma vahel taban, et kui jaanipäev on käes, see on nüüd möödas ja ma ei tea, kus see aeg läks ja siis hakkab minema öö pikemaks ja päev jälle lühemaks. Aga tegemist on küll palju, aga ma ei ütle, et see kurb tegemis on. Siin on kõik aruandekontserdid, kõik on selge, kõik on õpitud, kõik laulupeo eelproovid on möödas. Jee! See aasta laulupeole lähete või? Jaa. Laulma või tantsima? 5 kooriga laulma. Wow. Ma sattun vist ainult sinna laulupeo eelsesse tulevedamise osasse. Kes mida oskab, eks ole? Kuidas teil laulupeoga on see aasta? Ikka laulan. Mis laulu? Kõiki naiskooride laule ja valikoorid ka. Ja Tiiu juhib. Tiiu tuli siia kooli õpetajaks 19-aastasena ja mina olin siis üks esimestest, kellega ta ansamblit tegi. Mina olen siin ju ka õpilane olnud sellest ajast alates, kui see kool tehti ja ka 30 aastat õpetaja olnud, enne kui ma nõustajaks läksin. Hiljuti sattusin mina enda kooli 105. juubelile ja läksin sinna sisse ja vaatasin, et issand, see sama lõhn. Ma ei ole 25 aastat seda tundnud ja ikkagi see sama, kuidas nad seda teevad. Siin ei ole, remonti oli tehtud ja olid seal põrandaid vahatatud, kõik need trepimaterjali oli ära vahetatud, kõik oli ikka oli see lõhn seal. Siis ma sain aru, et see lõhn ei ole mitte seal koolis, vaid minu küljest. Kui ma seal kooli lähen, siis ma hakkan ise niimoodi lõhnama. See oli mingisugune inimlik reaktsioon sellele. Ma just mõtlesin, et huvitav, miks ma nii reageerin. Kuidas teil, naiste rahvastat on keeruline üksi küsimusi küsida, aga kas siin koolis on mingi õhk sees? On see nagu selle aktusel räägiti, et on mingi tunne ja loodetavasti see tunne siis sinu kõnes oli seda kõige rohkem, see kolib siis sinna järgmisesse majja üle. Ja siin koolis on täiesti oma õhkond ja see on hästi tuntav. See oli tuntav ka täna siia sisse astudes külalisena tegelikult. Et jääb väga loota, et see kolib koos nende inimestega uude majjaga. Oleks mingid sõnu, millega sa seda iseloomustaks, siis võta nüüd esimesed 5 ette juhtuvat. Kodune, helge, südamlik, sõbralik, tark. Võiks rida jätkata. Jaa, natuke kõlab nagu see laul, mis sa sel päeval laulsid samast loetelust veel sõnu. No Triinule on väga raske nüüd lisada veel. Aga ma tahaks öelda, et see akadeemilisus, et hakkab ikka külge küll, isegi siis, kui väga ei taha. Et see akadeemilises õhkkonnas viibimine on ka mõnedele täitsa heaks kasuks. No ikka see vastaspool, mida ma siin teeksin, vastu seina ei dirigeeri. Ja see on kogu selle kooli rõõm, et sa unustad ära selle, kes võib-olla kas ütleb halvasti või sa ütled talle, et mobiiltelefon ruttu käest ära. Et meil on väga hästi raamid paigas ja teate, kuidas nad arvestavad sellega. Nii et minu lugupidamine kõikidele nendele õpilastele, see on võimalik, see on koostöö, see on kokkulepped.
Teate, täna oli üks huvitav asi sellel aktusel. Ma tean, et sellest 1000 pidutsejast praegu väga paljud olid saalis, sinna vaeva mahtus, tuleb välja, et Türi kultuurimaja ei ole piisavalt suur, et seal vastava kapatsiteediga sündmusi korraldada. Üks pool, teine pool, mis ma tähele panin, see, mis tunne inimestel saalis oli, tead, seal olid kõik nagu kooliütsid. Minu arust oli korraga selline õhustik, kus kõik kuulasid sõna ja tahtsid 5 peale vastata. Millest see tuli? No ma ei oska öelda, aga nad teadsid, kuhu nad tulid, neid poleks muidu tulnud. Ja nad teadsid, et on kontsert ja nad teadsid, et on aktus ja ma kummardan selles, et no, kui sa teed kontsertaktuse, sa võid need ilusad sõnad paika panna, kuulge, kui ei oleks neid inimesi olnud, kes olid nõus laulma, tulid ja koor oli selline, et ma ütlesin, kuulge, ma võin minna Tallinn 2019 koorifestivale, aga kahjuks lõpeb see täna õhtul ära. Ägedad inimesed. Muidugi tulevad nad kuulama sellise tundega. Õpinõustelt küsime, miks inimesed tahavad koolis käia. Ma arvan, et täna oli üks neid hetki, kus väga paljud täiskasvanud saalis mõtlesid, et kahju tahaks jälle minna. Miks tahavad? See on nii, nagu Kristjan ütleski seal aktuse kõnes, et küllap kooli ajal ei pinguta nii palju, kui võib-olla tahaks, aga hiljem ju sa tunned, et kuskil on seda vaja, miks tahavad. See on päris keeruline küsimus. Me kõik oleme koolis käinud. No praeguse aja noored tegelikult nad teavad, mille nimel pingutavad või õigemini nad tahavad kindlate asjade nimel pingutada. Et kui ta teab, et ta tahab selleks või teiseks eriala omandajaks või oskajaks saada, siis ta teab, et selleks on vaja kooliharidust. Et eks see suur pilt, mis paneb meid pingutama. Kui me suudame nendele koolis seda suurt pilti näidata, mitte ainult seda, et see aine on tähtis ja see aine on tähtis, vaid see suur ümmargune pilt, mis meie ümber on, mille nimel. Mina lisaksin siia kohe juurde, ma olen alati oma õpilastele öelnud, teate, isegi kui te ei taha, tulge siia kohale, isegi kui te minuga kaasa ei mõtle, olge akadeemilises seltskonnas, mitte kaubamaja ees ja see töötab. Siis nad lähevad ju ise, paratamatult nad ju siis arenevad, kui nad on sellises keskkonnas. Isegi kui ei taha. Isegi kui ei taha. Nüüd on teine saladus, miks tullakse kooli, miks õpetajad tahavad koolis käia? Ega õpetajat ei motiveeri mitte miski muu kui see, et ta kohtub oma õpilastega. Mina lähen küll sellepärast hommikul kooli, et kohtuda nende noorte inimestega. Päris tõsiselt ja loomulikult ma pean armastama oma eriala ja seda ma ka armastan. Aga see armastus on tulnud ka omakorda õpetajast selle aine vastu. Nii lihtne ongi. Meil tulevad siia ka koolidirektorid ülekuulamist Iivani peale. Nende käest küsime ka, kas nad hommikul, kui ema neid äratab, ütlevad ikka, ei ema, ma ei taha kooli minna, aga ema ütleb, pead, sa oled direktor. No võt, aga tänud, et tulite Triin, Sirli ja Tiiu ja väga ilusa aktus olete meile korraldanud. Selline see täna õhtune show osa siis käib, et laval Estraadiraadio ja telekas Mutika ja tema erinevad külalised, keda kahjuks vaatajad teavad paremini kui saatejuht, aga saame siis õhtu jooksul veel näha, püsige liinil. Täna viimast õhtut Türi gümnaasiumi vanas heas õppehoones paneme pidu ja teeme ka televisiooni. Mul on siin väga huvitavad külalised Triin Toome-Hosman, Sirli Kriisa ja Tiiu Schütz. Tiiu on meil see karakter, kelle ametinimetus on pehmelt öeldes dinosaurus. Ta on peaaegu sama kaua siin majas töötanud, kui see maja siin aadressil on asunud. Maja on 50 aastat siin olnud ja Tiiu on siin töötanud 47 aastat. Kõigi nende aastate jooksul ei ole ju ühtegi praguseina tulnud, eks ole, maja on täpselt sama uus nagu siis. No kus sa sellega? Ikka pragusid on küll ja küll, üks sein on lausa tõmbitsatega kinni. Seal on selle seina taga on trummi harjutamise klass, eks ole, taolt nii kõvasti. Ja, no nii matemaatikat kui trummi. Ja matemaatika paneb ka pea lõhkuma nagu trummimäng. Selles mõttes ei ole see lihtne, aga 47 aastat ühes kohas töötada, kõik Tallinna inimesed küsiks, et mis teil hakkas, et te nagu kuidagi kohe üldse ei ole tahtnud siit kuhugi mujale minna? Ei ole jah tahtnud. On muidugi neid hetki, kus ma oma õpetaja märkmikust vaatan, miks ma siin veel olen. Aga miks te siin veel olete? No lihtsalt meeldib ja meeldib nende pärast, kes siin õpilased on. Ja meeldib oma töö ja muusika. Ja, kellele ei meeldiks oma töö ja muusika. No, 47 aastat tagasi teised ei kujuta ettegi, mis asjad siin siis ümber olid. Rohi oli palju rohelisem, puud olid palju väiksemad, maaja oli palju heledam, eks ole. Aga kas lapsed olid paremad? Lapsed on kogu aeg ühtviisi head, aga võt laulud olid küll erinevad. Et siis õppisin laulupeole ära vene keeles küll Lenini ülistamislaulud, küll Stalini laulud ja üks on jäänud samaks, mu isamaa on minu arm. Need teised on meelest ära ka läinud või ei ole? Ikka lähevad, no kus lihtsalt ei mahu nii palju pähe.
Ma mäletan küll ühte laulu sellest ajast, võib-olla sellest ajast see, kuidas rong sõitis Türile külla Jürile. Nüüd ma olen ise siin Türil külas, aga väga tore on tegelikult teie seltskonnas. Ma nüüd hakkan teisi ka natuke üle kuulama, muidu Tiiu räägib kõik juttu ära. Sirli, õpinõustaja, no mis nõu on võimalik inimestele anda, kes ei taha õppida? Kui leiaks selle motivatsiooni, mille nimel, siis tegelikult tahab igaüks sellepärast, et mingi eesmärk tal ju on, et miks ta koolis käib, mingi suur pilt ees ja selle nimel tuleb õppida. Mul on küll tulnud üks õpilane kunagi ammu, kes ütles, et mul on mott kadunud ja siis ma mõtlesin, miks ta oma mootorrattamurega minu juurde tuleb. Aga see nali naljaks, erinevaid viise on. Tee inimese hinge ja sealt ta helisema hakkab. Ma tahaks küll leida. Täna siin pidu, kuidas tundub? See nüüd natuke erineb sellest aktusest, mille te korraldasite mõned tunnid tagasi. See on mul tegelikult vilistlas kokkutulekutest 3., mida ma olen niimoodi natukene tagant aidanud sorkida ja tänane on eriline sellepärast, et nüüd on hakkajad ja noored tegijad. Ja sellepärast on see kvaliteet ja tehnoloogia ikkagi hoopis teine, mis siin mõned aastad tagasi on olnud. Ja kõik neon välgub ja Sven on isegi baari tööle pannud, uskumatu. See on täitsa uskumatu ja sööklas on lounge ja niisugused asjad. Võimlas on väga suur lounge. Tiiu, sind ma nägin täna laulmas, vabandust, mitte Tiiu, vaid Triin, eks ole. Triin, sina laulsid täna nii kõrgelt, ma mõtlesin, et issand, kuidas saab nii kõrgelt hääli kuulda, tulla proovi seda uuesti, seda kõige ülemist nooti. Ei võta uuesti seda ülemist nooti, ma arvasin, et sellest laulust ei tule juttu, aga ikka tuleb. See oli nii ilus, see oli nii isamaaline, see oli nii sügava sõnumiga, mis siis, et see helises hästi palju sealt ülemistest registritest, kust oli tükk tegemist, et kuulda, mis sõnad need on, aga isamaa tunneb igas helistikus ära. Muidugi, see oli Liisi Koiksoni väga kaunis laul, Sind vaid kiidan. Siin me nüüd räägime ja koridorist kajab vastu, ärge nüüd selle kaja peale ära ehmatage, see on täiesti tavaline asi otse-eetris, aga tänast seda aktust vaadates. Minul läks ka süda soojaks. Ma peaaegu tundsin ennast Türi gümnaasiumi vilistlasena, kuigi ma ei ole selles koolis käinud. No, kust see mõte tuli, et kool on ise see, kes meie kõigiga räägib, see kogu see diktori tekst, mis seal oli? Võib-olla kõigepealt meil vist käis mingisugusest mõttevahetusest läbi, et see võiks kuidagi kevadega, mitte et Lutsu kevadega, vaid üleüldiselt, et kevad. Ja siis läksid küll mõtted üsna kiiresti Lutsu kevade juurde ja siis võtsin selle ja sirvisin seda hoolsalt ja hoolikalt ja nüüd oli seal läbisegi Lutsu ja natuke minu kirjutatud ridu, aga see mõte, et ma arvan, et kõige olulisem oli see, et see oli üleni eestikeelne kontsert. Mis üks variant oleks, et võitu Stalini laulumane või? Lihtsalt kõik Eesti autorid olid ja need olid Eesti autorite paremik. Need olid nii armsad ja nendes kõikides lauludes oli sõnum. Minu arust ka. Mul endal oli seal saalis kõige rohkem see tunne, et ma tõesti kahju, et ma nüüd seal Rakveres õppisin. Oleks ka tahtnud siin Türil õppida hoopiski, aga sellises meeleolus aktused, ega neid tänapäeval harva näeb. Need ei kuulu enam meie sellisesse igapäevasesse meelelahutusse ja tõesti sul on õigusega väga raske panna kava nii kokku, et ainult eestikeelset laulu teavad ikka mõni Beatlesite Yesterday kipub sinna vahele 100 aastat hiljem. Tiiu? Ja mina vaidleks kohe vastu, et tegelikult on see kool olnud suurte traditsioonidega ja nüüd võib arvata, kui õpetajad on siin kas 30. või 40. Meie lapsed ongi harjunud, et on tõsised teemad. Meie lapsed laulavadki hümni peast, mitte plaadiga, vaid koos klaveriga. Need traditsioonid ei ole veel ära kustunud, mis sest, et gümnaasium on läinud. Ja see just nende inimeste najal püsib. Ja ma nüüd teengi tähtsa avalduse, need 3 prouad, kes siin minu seltskonnas praegu kaamera ees on, ega nad ei ole siin niisama ja nad ei räägi aktusest sellepärast nii hästi peast ja nii sütitavalt, sest nemad selle korraldasid. Mulle see aktus väga meeldis, ma just mõtlen, et kui mulle sealt kõigest, kui ma nüüd järgi mõtleks, et huvitav, kevade tõesti oli, selles mõttes kevade oli Lutsu kevadet, oli sellist koolis käimise tunnet, aga ma olen alati mõelnud, et õpetajate jaoks on kevad siuke kurb aeg. Et kõik need lapsed, ma olen koolilaps olnud, mul oli kevad alati hea meel, et varsti saab see õudus jälle läbi, saab suveks maale, aga õpetajate jaoks see kevad on vist kurvem osa, eks ole, tulevad hakkad linnud laulmast ja tead, nüüd need masuurikad jälle kaovad ja ei pruugi nüüd järgmine aasta nähagi, eriti neid 12. klassi omi. Ei ole midagi nii hullu, sinna satuvad muidugi, pigem on seda tööd rohkem, et ma vahel tavan, et kui jaanipäev on käes, see on nüüd möödas ja ma ei tea, kus see aeg läks ja siis hakkab minema öö pikemaks ja päev jälle lühemaks. Aga tegemist on küll palju, aga ma ei ütle, et see kurb tegemis on. Siin on kõik aruandekontserdid, kõik on selge, kõik on õpitud, kõik laulupeo eelproovid on möödas.
See aasta laulupeole lähete või? Jaa, Laulma või tantsima? 5 kooriga laulma. Vau, ma sattun vist ainult sinna laulupeo eelsesse tulevedamise osasse. Kes mida oskab, eks ole? Kuidas teil laulupeoga on see aasta? Ikka laulan Mis laulu? kõiki naiskooride laule ja valikkoorid ka. Ja Tiiu juhib. Tiiu tuli siia kooli õpetajaks 19-aastasena ja mina olin siis üks esimestest, kellega ta ansamblit tegi. Mina olen siin ju ka õpilane olnud sellest ajast alates, kui see kool tehti ja ka 30 aastat õpetaja olnud, enne kui ma nõustajaks läksin. Hiljuti sattusin mina enda kooli 105. juubelile ja läksin sinna sisse ja vaatasin, et issand, see sama lõhn. Ma ei ole 25 aastat seda tundnud ja ikkagi see sama lõhn, kuidas nad seda teevad. Siin ei ole, remonti oli tehtud ja olid seal põrandaid vahatatud, kõik need trepimaterjal oli ära vahetatud, kõik oli eesmaad. Ikka oli see lõhn seal. Siis ma sain aru, et see lõhn ei ole mitte seal koolis, vaid minu küljest. Kui ma seal kooli lähen, siis ma hakkan ise niimoodi lõhnama. See oli mingisugune inimlik reaktsioon sellele. Ma just mõtlesin, et huvitav, miks ma nii reageerin. Kuidas teil, naiste rahvastat on keeruline üksi küsimusi küsida, aga kas siin koolis on mingi õhk sees? On see nagu selle aktusel räägitud, et on mingi tunne ja loodetavasti see tunne siis sinu kõnes oli seda kõige rohkem, et see kolib siis sinna järgmisesse majja üle? Ja siin koolis on täiesti oma õhkkond ja see on hästi tuntav. See oli tuntav ka täna siia sisse astudes külalisena tegelikult. Et jääb väga loota, et see kolib koos nende inimestega uude majjaga. Oleks mingid sõnu, millega sa seda iseloomustaks, siis võta nüüd esimesed 5 ette juhtuvat. Kodune, helge, südamlik, sõbralik, tark. Võiks rida jätkata. Jaa, natuke kõlab nagu see laul, mis sa sel päeval laulsid samast loetelust veel sõnu. No Triinule on väga raske nüüd lisada veel. Aga ma tahaks öelda, et see akadeemilisus, et hakkab ikka külge küll, isegi siis, kui väga ei taha. Et see akadeemilises õhkkonnas viibimine on ka mõnedele täitsa heaks kasuks. No ikka see vastaspool, mida ma siin teeksin, vastu seina ei dirigeeri. Ja see on kogu selle kooli rõõm, et sa unustad ära selle, kes võib-olla kas ütleb halvasti või sa ütled talle, et jaa, mobiiltelefon ruttu käest ära. Et meil on väga hästi raamid paigas ja teate, kuidas nad arvestavad sellega. Nii et minu lugupidamine kõikidele nendele õpilastele, see on võimalik, see on koostöö, see on kokkulepped. Teate, täna oli üks huvitav asi sellel aktusel. Ma tean, et sellest 1000 pidutsejast praegu väga paljud olid saalis, sinna vaeva mahtus tuleb välja, et Türi kultuurimaja ei ole piisavalt suur, et seal vastava kapatsiteediga sündmusi korraldada. Üks pool, teine pool, mis ma tähele panin, see, mis tunne inimestel saalis oli, tead, seal olid kõik nagu kooliütsid. Minu arust oli korraga selline õhustik, kus kõik kuulasid sõna ja tahtsid 5 peale vastata. Millest see tuli? No, ma ei oska öelda, aga nad teadsid, kuhu nad tulid, neid poleks muidu tulnud. Nad teadsid, et on kontsert ja nad teadsid, et on aktus ja ma kummardan selles, et kui sa teed kontsertaktuse, sa võid need ilusad sõnad paika panna, kuulge, kui ei oleks neid inimesi olnud, kes olid nõus laulma, tulid ja koor oli selline, et ma ütlesin, kuulge, ma võin minna Tallinn 2019 koorifestivale, aga kahjuks lõpeb see täna õhtul ära. Ägedad inimesed. Muidugi tulevad nad kuulama sellise tunde. Õpinõustajalt küsime, miks inimesed tahavad koolis käia. Ma arvan, et täna oli üks neid hetki, kus väga paljud täiskasvanud saalis mõtlesid, et kahju tahaks jälle minna. Miks tahavad? See on nii, nagu Kristjan ütleski seal aktuse kõnes, et küllap kooli ajal ei pinguta nii palju, kui võib-olla tahaks, aga hiljem ju sa tunned, et kuskil on seda vaja, miks tahavad. See on päris keeruline küsimus. Miks me kõik oleme koolis käinud. No praeguse aja noored tegelikult nad teavad, mille nimel pingutavad või õigemini nad tahavad kindlate asjade nimel pingutada. Et kui ta teab, et ta tahab selleks või teiseks eriala omandajaks või oskajaks saada, siis ta teab, et selleks on vaja kooliharidust. Et eks see suur pilt, mis paneb meid pingutama. Kui me suudame nendele koolis seda suurt pilti näidata, mitte ainult seda, et see aine on tähtis ja see aine on tähtis, vaid see suur ümmargune pilt, mis meie ümber on, mille nimel. Mina lisaksin siia kohe juurde, ma olen alati oma õpilastele öelnud, teate, isegi kui te ei taha, tulge siia kohale, isegi kui te minuga kaasa ei mõtle, olge akadeemilises seltskonnas, mitte kaubamaja ees ja see töötab. Siis nad lähevad ju ise, paratamatult nad ju siis arenevad, kui nad on sellises keskkonnas. Isegi kui ei taha. Isegi kui ei taha. Nüüd on teine saladus, miks tullakse kooli, miks õpetajad tahavad koolis käia?
ega õpetajat ei motiveeri mitte miski muu kui see, et ta kohtub oma õpilastega. Mina lähen küll sellepärast hommikul kooli, et kohtuda nende noorte inimestega. Päris tõsiselt ja loomulikult ma pean armastama oma eriala ja seda ma ka armastan. Aga see armastus on tulnud ka omakorda õpetajast selle aine vastu. Nii lihtne ongi. Meil tulevad siia ka koolidirektorid ülekuulamist diivani peale, nende käest küsime ka, kas nad hommikul, kui ema neid äratab, ütlevad ikka, ei ema, ma ei taha kooli minna, aga ema ütleb, pead, sa oled direktor. No võt, aga tänud, et tulite, Triin, Sirli ja Tiiu, ja väga ilusa aktuse olete meile korraldanud. Selline see täna õhtune show osa siis käib, et laval Estraadiraadio ja telekas Mutika ja tema erinevad külalised, keda kahjuks vaatajad teavad paremini kui saatejuht, aga saame siis õhtu jooksul veel näha, püsige liinil.